No tere jälle, esmaspäev, 11. mai, siis kui see video välja tuleb, siis on sellele videole järgnev nädal viimane aeg, kus veel tonasid saab teha, ma arvan, sest et ma panen selle tonatahvli või tonade nii-öelda selleks korraks siis kinni nii-öelda või noh lukku, et need summad, mis jäävad siis nende summadega siis, kes saavad enda kuldsesse raami portreepildid töökoja seinale ja kõik siuksed asjad, et see läheb mingi aeg siis sellele videole järgneval nädalal kinni siis enne 21. või 22. ma arvan. Et ma panen ta umbes siis kinni, kui ma hakkan Juanile rahasid üle kandma. Aga igatahes räägime asjast ka. Eile pühapäeval siis sain kokku selle üürilandjaga, kelle pinnad need on, või noh, see on mingi 20 inimese käes, mitme perekonna käes, aga tema siis ajab neid asju, ta on ise advokaat ja värki. Sellele eilsele, laupäeval oli siin siidrifestival, sai natukene, asi läks käest ära ja päris raske oli, ütleme nii, kokkusaamine, et ei olnud enesetunne kõige parem. Ega Juan ise ka, tal oli ka ju, tema külas oli ka seal festival ja ütles, et ta käis ka joomas ja pidutsemas. Aga tundus okei olevat. Ja siis igatahes pinnaomanik, üli jälle normaalne, täiesti jumal normaalne vend, kõik muudatused, mis ma lepingus panin, vaatas üle, mõned asjad muutsime ära, kõigest sai aru, kõik täiesti jumala arusaadav tüüp. Birgit ütles ka, et väga siiras inimene tundub ja jumala nagu täiesti sõbralik ja okei, ei olnud midagi, et nii tahate asju siin muuta, ei muuda mitte midagi, et ütles kõik normaalne, seletas mingid asjad lahti veel, et seal polnudki kirjas, et välisfassaadi kohta ja siuksed remondid, et jäi mulje, nagu mina peaks neid võib-olla tegema hakkama, ta ütles, et see on nagu, et nagunii seda teeb omanik ja mina teen ainult siseruumidest hoolitsen. Et Juan ise, maja välisfassaad on värvitud ja tehtud, tema ei maksnud midagi sellest, ainult see pinnaomanik maksis. Et kõik, mis sees on tehtud, need on Juani teha olnud, kõik need uuendused asjad, siis kui ta neid tegi, siis ta ei maksnud see aeg üüri ja nii nagu normaalsed asjad käivad. Mis veel? Siis rääkisid veel sellest, et koroona ajal, kui töökojad kõik pidid kinni panema, siis ei küsitud talt üüri, et tema tööd ei tee, siis maksma peaks ikka, aga ei, talt ei võetud sellest raha ja ongi siuksed täiesti nagu jumal normaalne. Täiega hea kokkusaamine oli, et jah. Ja siis ma saatsingi nüüd täna hommikul talle muudetud see, mis me rääkisime, ma muutsin juba mingid asjad ette ära ja ütlesin, et mõned asjad võtsin üldse lepingust välja, mida polnud vaja. Ja nüüd ta võttis mult andmed, et ta nüüd siis, ma ütlesin ka, et kui midagi on veel valesti, siis muude seal saad muuta, on ju. Ja siis ta saadab need mõndadele edasi, kes peavad allkirjad andma ja ongi korras. Ütleme nii, et siis saab lepingu tagasi, siis ma saan Hestoria juurde minna, pannakse mul ettevõtte sinna industriasse või see koht kirja, siis ma saan mingi numbri. Ja võt, siis on sellega hästi, et mis veel huvitad, ega rohkem ei olnudki, põhimõtteliselt rääkisime jah, seal niisama asjadest ja väga normaalne inimene, et selles mõttes läks sellega ka hästi ja asjad ainult liiguvad edasi. Siis vaatame siia, 7997 ja 39 senti, 2 eurot ja 61 senti ja meil on 8 tonni koos. Eile läksin magama, kell 1 öösel tuli Kristolt tona 111 eurot. Ma just märkisin ära. Aitäh, Kristo! Pole jõudnud teda tabelisse panna, saab sinna kermo alla täpselt ära märkida. Et jah, päris räige. Päris räige. Kristo kirjutas tonasse ka, et kui abi vaja, siis saadaks telefoninumbri vastu, et äkki ta on siin kuskil siis siin ligidal äkki või miskit. Igatahes, vot, väga hull, täna teeme kiire striimi, räägime veel natuke asjadest ja jah, nii, mida ma veel räägin? Siin pakikene meie kaskassi tihend tuli ära, nüüd on kaskassile kõik jupid olemas, nüüd saab siis hakata ratast kokku panema, aga mitte täna ma ei jõua, sest kell on juba peaaegu 9, täna ei hakka selle peale aega raiskama
ja samuti tellisin Amordi ära. Amort vist jõuab äkki homme või ülehomme juba siia. Täna, eile, ma ei mäletagi, millal ma tellisin selle. Alles hiljuti, ma jäin omaniku raha ootama, pidi kandma mulle, aga ei tulnudki, nii et eks maksab siis kõik korraga. Ise teab. Ei viitsinud oodata, no mida see ootab, aga igatahes idekas, sellel on jupid olemas, selle Amort jõuab homme, nii et mul on ma jõuan täpselt selle ajaga rattad valmis teha 10 päevaga. Siis ma tahaks ära hakata kolima siit endal tööriistakäru, keevitusi, riiuleid, kõik asju, kõik riiulid lähevad ära, kõik vedelikud tulevad kaasa, kõik riiulid siit lähevad ära, tulevad kaasa, siit ülevalt kõik asjad, see sahtel täies mahus, siit võib-olla alt midagi, no ikka tuleb rämedalt asju tuleb kaasa, et siit riiulilt äkki, tegelikult siit ma võib-olla ei võta midagi, las need jäävad mulle koju remontimiseks, noh, õigemini mingid Makita akud ja tööriistad, neid on kodus rohkem vaja, et neid töökotta pole vaja, et jah, kõik vedelikud siit ja anumad ja endoskoop, tal on ka endoskoop olemas, seal näitas täna ja no ütleme nii, et jah, igast siuksed asjad ja siit see ja siit laua pealt need head asjad, mille sees siis õlitöid teha, siis amorte ja igast siukest manti, kuhu kõik õli võiks kohe kukkuda, ja selle võtan kaasa ja võib-olla selle väikse riiuli ja selle anuma ja no on, selles mõttes siin on ju rämedalt asju, mul on siin lihtsalt mingi miljonites igast varuosasid ja asju, mida ma olen topelt võtnud, et alati oleks olemas. Kõik, siit kõik. Et jah, seda ei tule, aga Suzuki võiks mingi hetk sinna saada. Ja mis veel? Reedel sai käidud töökojas, tehtud seda Suzuki Yamaha Trackstar 650 esiamorte. Täna läksin, tegin lõpuni, panime sinna nüüd õli, panin sisse, amordid kokku, ratas kokku. Siis küsisin, kas tal on Newton-võtit oli kallis vürdi Newton-võti, eriti mõnus asi. Aga tundub, et ta ise ei kasuta siin Newtonitega, ta asju vist üldse kinni ei pane seal. Et kõik läheb käe tugevusega, mina panen Newtonitega alati. Ja jah, ei no selles mõttes, et natukene mina ütlen, et noh, ma panen pigem kindla peale siis Newtonitega tähtsad asjad kinni ja igast rattad ja asjad. Et ta täna tegi seal ka mingi tagarattatööd, vahetas rehvi ühel rolleril, aga seal ei panda mingit Newtonit kinni. Läks nii nagu läks. Vot, ja jah, siis tegin selle ära Yamaha, siis küsis, kas tahan teha veel ühte seda Burger Kingi ratast, siis võtsime täiesti juppideks Burger Kingi ratta, põhimõtteliselt kõik plastikud peaaegu küljest ära ja juhtmestik tervenisti maha ja sinna läheb siis uus gaasiklapi mehhanism koos selle ajuga, mis seal küljes on ja juhtmestik seal, noh, pihusti ka siis, et mingid teemad on seal, et midagi lähevad neil katki ja siis see gaasiklapp ise vist maksab nii palju, et kuskilt nüüd, ma ei saanud aru, kas tuleb teine ratas, millelt see võtta või mingi teema on, igatahes need Burger King vist ise saadab siis need jupid, noh, mingi kasutatud juhtmesarja ja kõik selle komplekti, et siis lihtsalt ringi tõsta. Et jah, ja mis veel? Siis Birgit oli täna lastega seal, lapsed ootasid multikat, Birgit oli siis selle Honi naise ja tütrega seal müügisaali poolel, seal nad ehitasid Birgitile asju, ma polegi tal tegelikult veel uurinud, mis, sest et lihtsalt ei ole jõudnud. Et ma läksin arvutis kohe asju tegema. Ja jah, siis nad rehvi vahetusse panid mind juba vist kirja, või noh, rehvi äraviimiskohta muutsid nime ära, siis näidati vist veel mingid asju Birgitile, mis seal arvutis tehakse, kõik värgid, särgid, siis Juan näitas, kuidas ta arveid teeb, põhimõtteliselt teeb ainult käsitsi praegu arveid, siis üle tee on see printimiskoht, seal printitakse kohe kaustikud välja, kus ongi siis arvepaberid sees ja koos selle kollase lehega, et originaal läheb kliendile, koopia jääb mulle, mis läheb raamatupidajale ja noh, siuksed asjad. Et noh, meie võib-olla hakkame Birgitiga seda arvutis digitaalselt tegema, prindime siis otse välja, natuke võib-olla kergem ja mugavam teha neid.
aga jah, aga seal ongi siis noh, kõik see põhimõtteliselt terve tšekk jääb samasugune või arve, aga ainuke asi, et tema nimi muudab minu nimeks ja siin alla siis mingi kood, mida mul praegu ei ole, sest ma ei ole Industrias veel kirjas, aga põhimõtteliselt peaks nii ka sobima. et sihuke teema, et elu täiega käib. üks päev nüüd lähme sinna, ta ostab uued pirnid, paneme pirnid paika, sest et elektrikud tahtsid pirnide vahetusest saada mingi 7 sotti. me teeme 2 ära, tal on 2 redelit, vahetame neid pirne ja möllame seal täiesti mingi haige, noh. 7 sotti, et lihtsalt neid põhimõtteliselt, et neid pirne vahetada. ja osadel ei ole siis seda korpust peal, no mul ei ole ühelgi neid korpuseid peal, no okei, need vist ei olnudki, neid ei olegi korpustega, millel need klaasid peale käivad. aga neid ei ole ja 700 eurot siis, et teha seda kõike tööd, no mida iganes, see on nagu ulme. aga praegu on hästi, eks räägime, praegu rohkem midagi huvitavat ei ole vist rääkida. räägime siis, kui midagi jälle tuleb. Vot, aga ma hakkan striimima, vaatama, räägime poistega ja juttu. ja ongi hästi, et vaatame, kui äkki järgmiseks on mingi ratas meil siin tehtud. Arvatavasti, kus mu käsi on? Kas arvatavasti. Loodetavasti. Tai. No nii, täna on 16 mai, nii et 5 päeva möödas eelmisest filmimisest, võib-olla on vahepeal filmisin midagi, aga põhimõtteliselt mu vana mobla andis otsad. Mul oli vaja uus mobla kahjuks osta, mis oli täiesti mõttetu väljaminek. Aga sellest räägime ka varsti. Põhimõtteliselt viimases klipis ma vist rääkisingi seda, kuidas ma käisin jälle seal töökojas tegemas seda Yamahat, lõpetasin selle ära ja rendilepingu teemat midagi. Ja siis ma käisin uuesti kolmapäeval, läksin töökotta, teisipäeval ei olnud aega, kolmapäeval läksin sinna uuesti, sest siis oli vaja paigaldada lakke need ohutuled. Üks oli vaja välja vahetada, siis varu või noh, emergency light või see no tuluke peab põlema igades väljapääsude juures kogu aeg. Ja siis ma käisin seda paigaldamas, et ühe võtsime algul alla, et ta saaks valida siis uue välja ja selle järgi osta, kus müügisaali samasugune. Need põhimõtteliselt samasugused, aga müügisaalis oli suurem auk ja see oli koos korpusega, mis oli natuke teistmoodi, nii et ma pidin seda natuke tuunima seal, et saaks paika. Aga sai selle tehtud ja siis oli põhimõtteliselt mul oli aeg üle ja mis seal siis toimus? Siis Juan tegi samal ajal mingi Peugeot seal, et vahetada siis see silindrikaane tihend ära. Silindri tihend siis, silindri ja mootori ploki vaheline tihend. Ja üks hetk seal kutsub mind vaatama, näitab mulle seda nukaketti ja see on nii lõdva oli seal, et täiesti ulme. Siis ütles noh, et vist on vaja vahetada. Ma ütlesin et see on tõesti väga floha siin ja siis ta uuris hinnad välja, pani hinnad kirjelistis kliendile ja siis oligi nii, et ütles, et davai, see on sinu töö nüüd. Sinu nimele juba tellime kõik jupid sealt ära, kus vaja on tellida minu arvele, siis kohe tulevad need. Ja kõik arve ma ise teengi juba kliendile ja küsis, tahad hakkame pihta. Võtsime kohe mootori maha, no rollu oli see. Rollul on suht kerge mootorit maha võtta, mootor maha, laua peale, ratas alt, kõik pulkadeks, silinder küljest, kõik asjad, variaator laiali. Ja siis teiselt poolt tegime ka magnetokaane lahti, sealt hakkasime magneetot välja võtma, aga tal pole nüüd seda õiget siis tõmmitsat. Tal igast tõmmitsaid seal, aga just seda mõõtu ei olnud, nii et selle ta tellib ka uue esmaspäeval ära. Nii et siis lähme tagasi, sest seal tuleb mootor pooleks, et saada kett vahetatud. Aga jah, no seal, ma ei tea, ta ongi see, et mootorjuppideks ennem, kui ikkagi niisugust tööd teed, siis mina puhastan suru õhuga kõik siin ära, lasen puhtaks, et midagi kuskilt sisse ei kukku. Seal oli mingi kivi, pudi, kõik kohad täis. Aga noh, vaatame. Noh, juppideks tuleb nagunii, ma teen siin eriti puhtaks selle pärast, et ma ei tea, kuidas ta seal niimoodi teeb, et tundub, et noh, teda ei huvita, et see, kas seal on mingi kivitükid või mingi jama seal, mis sisse kukub või mitte. Aga jah, niimoodi käib. Minu jaoks natuke imelik, aga ju siis nii. Aga noh, jah, selles mõttes jälle huvitav töö, ma saan kohe koos temaga ära teha, juppideks võtta kõik, nagu näha, kuidas asjad käivad. Suht kerge on selles mõttes õnneks neid asju teha. Aga jah,
siis veel, siis oli seal, näitas mulle teisipäeva hommikul käisime tegelikult Pabloga ka koha peal, siis uurisime lihtsalt igast asju, mida teha on vaja. Et niisama jutustamas andsin talle mingi tabeli, kus ta paneks mulle mingid enam-vähem mingid ajad kirja, mida ta mingi töö eest küsib praegu ja siuksed asjad, siis uurisin täpsemalt, kuidas lepingutega mingitega on. Sontesega lähme siis teisipäeval, äkki lähme Pabloga Hihoni, seal lähme räägime otse Sontese tüüpidega, teeme lepingud ära minu nimele. Siis Burger Kingiga peaks okei olema, siis Domino's Pizzaga ta võtab ise ühendust, aga ma ei tea, äkki sellega oli ka juba mingid jutud räägitud tal nüüd lõplikult. Et kõik asjad liiguvad, siis tehti minu nimel igast asju siin kolmapäeval, nüüd siis ma käisin üksinda koha peal kolmapäeval. Et siis tehti, siis ei tehtud vist, ma ei mäletagi, mul jookseb juhe nii kokku, oota, kolmapäeval ma vahetasin pirne. Ma ei tea, mul on praegu päevad sassis, täna on juba laupäev, äkki ma käisin, mul on midagi igatahes täiesti, päevad on midagi täiesti ära liikunud, võib-olla ma hoopis eile reedel tegin mootorit. Vahet ei ole, ma räägin täiesti suvaliselt siis, mis tehtud igast asju sai. Ma päevadest ei räägi, sest mul on lihtsalt täiesti juhe koos. Et põhimõtteliselt jah, siis mis ma nüüd räägingi. Et Pabloga käisime seal, uurisin igast asju veel täpsemalt, siis tehti minu nimele igast lepinguid, mul on nüüd selle, kus ta juppe tellib, see on minu nimele, tuli mulle juba meilile kontod, asjad ära, kõik loginsin sisse, uurisin natuke seal ringi. Siis telefon on nüüd minu nimel, telefoni internet seal koha peal, siis kindlustuse nüüd tegi siin eilsel päeval ära, vahet ei ole mis päeval, okei. Et tegi töökojast veel pildid, saatis kindlustusfirmale, et siis on sellega, hind jääb suht samaks, 2 korda aasta saame maksta. No suht palju lepinguid, tal tütar seal tegi lepinguid mulle minu nimele, mina allkirjastasin, et põhimõtteliselt ongi, Burger, Domino's Pizza lepinguid tegime ka ümber, juba mingi tiket tuli minu nimele seal ja et need sai siis tehtud, need allkirjastasin, et Domino'sega okei. Burger Kingiga ta ütles ka, rääkis ära juba omanikuga, et omanik oli vist või see, kes tassib neid rollijusid kohal, ütles, et kuidas on, et kuna vahetus toimub, et kas tuua kohe või mitte, ütles, las kogu aeg tassige juurde ainult, et ma hakkan suht kohe tööle nagunii, et siis pole hullu. Et jah, ja Juan ise on ka alguses suht palju koha peal aitamas mind seal. Ja mis veel? Siis ma käisingi nüüd viimane kord, läksin, kolmapäeval räägime siis sellest. Kolmapäeva õhtul panin telefoni laadima. Et siis õhtul, kell oli juba õhtu hilja, mõtlesin magama jääda, panen mobla laadima 30% akut, lükkan juhtme taha, boom, ekraan kinni ja enam sisse ei lülita. Kutu täiesti. Siis hakkasin jamama, guugeldasin, vaatasin, põhimõtteliselt ongi see teema, et aku on kotis. Nii lihtsalt lampi niimoodi plaks. No okei, on lampi, sest et tegelikult on ta mulle juba varasemalt siin teatanud, et mu aku on suremas, vahet aku välja ja mida iganes. Aga ma mõtlesin, et see vaikselt niimoodi lihtsalt läheb vähemaks ja vähemaks ja vähemaks, kuni ta enam sisse ei lülita. Aga jah, üks õhtu laadima surnud pärast striimi siis. Eks ma võib-olla selle striimimisega olen ka selle kõvasti ära tapnud, sest mul juhe oli kogu aeg taga, mobla oli räme, kuum kogu aeg. Mõnikord pärast striimi oli niimoodi, et enam niisama ma kaameraga pilti ei saanud tabelist teha, sest ta ütles, et liiga kuum, las jahtub maha, ennem kaamerat tööle ei saa panna. Kõik siuksed asjad, et eks ta oli lõpu korral. Ja neljapäevane päev läkski sellele põhimõtteliselt, ma otsin siis uut telefoni endale ja pidin midagi võtma, sest et mul on midagi vaja. Ma võtsin pigem kallima kui odavama, sest kuna eelmine mul kestis juba 5 aastat, oleks veel kestnud, kestab edasi tegelikult. Ma tellisin juba uue aku ära, et ära vahetada, anda S21 Birgitile, tema on mul S22 vastu, sest tal on sellele ekraan mõraline ja siis ma saan seda striimimiseks kasutada, mitte uut telefoni. Ja siis on siuke plaan praegu. Ja siis ostsin Google Pixel 10 Pro endale 899 €. Suht räme, mind ei huvita telefonid, ma ei taha telefoni osta, aga mul on vaja, et kaamera oleks okei ja normaalne ja ega rohkem ei olegi. Nii et see klipp võiks olla natuke parema kvaliteediga, juba 4K võiks see video olla, äkki teoorias. Et siuksed asjad,
nüüd saab võrrelda eelmist ja seda klippi, et kas midagi on muutunud. Veel, mis sellel telefoni halb on. Ma pean filmima tagurpidi, mul on praegu triipodi käes, hoian või selle, triipod käes, tagakaameraga filmin enda, ehk ma ei näe, mida ma näitan siin kuskil. Sest et pikslitel ei ole võimalik muuta filmimise ajal ekraani või seda kaamerat, esi- või tagakaamerat. Aga S26 Ultra maksab juba 1350 €, tavaline on sama hinnaga. Võib-olla oleks võinud võtta S26 tavalise. Ma mõtlesin, proovin piksli ära, aga no vaatame, mis sellest saab siis, et ma tellisin korpuse ka siia juba ära ja on, mis on, et pilte saab teha, videosid ma loodan saab YouTube'i teha, ega rohkem mul tegelikult vaja olegi, et ma võin niipidi filmida sellega ringi käia, siis ma saangi kiirelt niimoodi lihtsalt muuta, mida ma siin näitan, et saab hakkama, ma arvan. Ja noh, kui ma vaatan kaamerat ja näen, kus on, siis ma tean, et ma filmin ennast vähem. Et ma arvan, et see pole nüüd nii hull miinus. Aga jah, see ostmine oli ka see, et ma ei tahtnud, see ei ole see, et no, muidu on uute asjade ostmine, kui tahad midagi, siis on see, et on põnev ja äge ruttu koju vaatamine. Mul oli täiesti suva, ma tahtsin ruttu koju minna, et lihtsalt see mobla tööle saada, Smart ID-d, kõik asjad tööle saada, nendega oli jama. Ma veel neljapäeval hakkasin õhtul tegelema, siis veel kolmapäeva või reedel tegelesin veel pärast edasi, et saada kõik asjad tööle, sest mul ID-kaardil pinnid olid mingi lukku läinud, siis oli pukkkoodi vaja, siis ema otsis pukkkoodi, kus mul see ümbrik Eestis on. Aga lõpuks sai korda, et jube mõttetu aja raiskamine ja raha, kõige hullem on see raha, mis sinna läks. Et noh, oleks võinud võtta vanema midagi muud, on ju, aga mõtlesin, et kuna mul kestavad need telefoni, mul ei ole nad kukkunud katki, mul ei lähe ekraanid katki, kõik asjad, kui ta kestab, siis on hea. Uuetele pikslitele on kuni 7 aastat tarkvara uuendusi Google'i poolt, et võiks nagu selles mõttes olla okei, et 7 aastat on tarkvaraliselt ka nagu toetatud telefon. Loodetavasti on siis hea. Et jah, ja nii on. Oleks saanud sotti odavalt, aga siis oleks 128 giga mälu olnud ja SD-kaartis ja eraldi panna ei saa, nii et ma võtsin 256, et jah. Ja mis veel? Google Pixel 10 vist on, ma ei tea, palju see maksab, oleks odavam olnud. Aga noh, Prol on juba kõik kaamerad paremad, kõik asjad. Et selles mõttes läks nii ja mis see ikka. Siis reedel veel. Neljapäeva õhtul kirjutas Juan, minu meelest, vahet jälle millal, õhtul kirjutas Juan, et homme või siis järgmisel päeval saad ka Kimko venna kokku. Kimko tüüp toob uue rollumüüki tuttari ja siis saad temaga suhelda. Siis ma küsin talt, kas ma pean Pablo või Birgiti kaasa võtma, et ma ei saa ju kõigest aru, mis see räägitakse. Ütles, et vahet ei ole vaja ja saab hakkama. Ja noh, ega kumbki oleks saanud tulla, ka Birgitil oli reedel töö ja Pablo hakkas kell 11 tööle, nii et väga vähe oleks aega olnud, sest ta jõudis ka see Kimko vend alles hiljem. Ja tuli sinna, pani Moblas live translate'i peale, aga üllataval kombel ma seda väga ei kasutanudki, et polnudki õnneks vaja. Mõnda sõna pidi seal kontrollima vahepeal, kui live'is translate'is, aga muidu pole tullu. Küsis mult, et kas ma tean Kimkode kohta midagi. Ma ütlesin natukene, et pigem vähe, sest Eestis meil ei ole siukseid rollusid, seda kultuuri nii palju ja ei ole teineid nii palju. Ja samuti ei rohkem olegi midagi. Ja siis küsis, kas ma mingi kiireid varustust ostan kohal, kui töökott või sinna müüki. Ma ütlesin, et ei osta. Noh, ega raha ka pole ju selle jaoks raisata. Siis ta ütleski, et nad toovad tutiked rollerid ja siis nad toovadki kiireid ja mingitsugust varustust müüki, et pood ei tunduks alguses nii tühi. Et toovadki siis sellega, et kui ma ära müün, annan neile raha, endale võtan vahelt raha. Mingitel varustusel samamoodi. Et siis on selle korras. Ja nüüd teisipäeval või kolmapäeval saame temaga uuesti kokku ja siis allkirjastame juba lepinguid. Et jah, aega ei ole enam palju jäänud. Kindlasti jääb igast palju tähtsat juttu rääkimata. Pinnaomaniku kohta ka võib-olla ma ei öelnud seda, et noh, seda ma rääkisin, jumala normaalne, arusaadav tüüp ja ütles ka, et soovis edu mulle ja ütles, et kui sul läheb hästi, on ka meil hästi, nagu tema Lüürile andjale. Mis on loogiline, sest mida kauem ma seal olen, seda parem tal on, ta ei pea otsima kedagi midagi tegelema. Et ongi see, et ta loodab, et mul läheb hästi töökojas kõik, raha tuleb, värgid, ma saan talle üüri rahulikult maksta ja kõik asjad. Et lihtsalt
ongi nagu vastaspoolne on see nagu heaolu meil, et mina tahan talt üürida pikalt, tema tahab mulle pikalt üürida, et või üüril anda, et jah, selles mõttes jumal normaalne tüüp, aga noh, võrreldes nende tüüpidega, kes andsid mulle kohustuslik aega 2 aastat, et äkki siis välja visata või ma ei tea, no siuke eriti imelik leping oli. Ja kui midagi selle kohta ütlesid, kohe canceldasid ära, ütlesid ei, me ei tee sinuga midagi rohkem. Et jah, nii, vaatame edasi nüüd. Siin läheb liiga pikaks jutustamine ja minu vaatamine. Siin on siis 8322 eurot kogunenud. Eile tuli siis Jürilt, Madiselt, mida iganeselt ja Kaarlilt üle soti euri jälle kokku. Ja Jantek oli mulle kandnud ka ennem striimi algust, oli striimi järgi vaadanud ja taustaks pand käima ja siis oli tona teinud. Vot, aitäh Jantek. Lihtsalt järgi vaatamise ajal tonanud. Jantek hüppas siia üles välja nüüd. Teise tabeli tippu kohe. Eile, kes veel tuli, mida iganes, tuli suure summaga, hüppas meil siia 105-ga. Ehk mul on kõik magnetid otsas, sest ma ei oodanud, et mul üks A4 magnetid veel ära läheks ja ka seal väga palju ruumi polegi, no meil mahub siia 1, 2, 3, 4, 5, 6 nime. Ma arvan, et 5 päevaga enam 600 eurot sinna ja tabelis ikka päris ei pressi. Et ma vaatan, ma magnetit võin tegelikult, kui mul meeles on, ma lähen käin poest läbi, ostan ühe magneti juurde, sest ei maksa tegelikult midagi, lasta olla olemas. A4 see riba või magnettahvel siis, millest välja lõigata. Ja ainult 5 päevani jäänud striimi või nende töökojani, et väga-väga vähe. Eile rääkisime ka striimis, et teeb siis viimane striimi või viimane see, kus me paneme need tonad kinni, on siis, või noh, selle päeva ka lõpetame selle ära, kus ma võtan neid tabeleid ja kui palju keegi tonand on. Et selle päevaga siis saab see läbi ja päev on siis 23 mai. Et ma mõtlesin niimoodi teha, et midagi silma. Ma mõtlesin niimoodi teha, et reedel on allkirjastamine kell 7. Reedel ma topin siit siis kõik juba kaasa. Käruasjad, keevitused, kõik riiulid, kõik mandi võtan siit kaasa, viskan autosse valmis. Ja siis õhtul loodetavasti Pabloga lähme sinna. Allkirjastame ära, et ei peaks Birgit tulema, siis ta aitaks mul need asjad välja tõsta ja siis laupäev tuleb esimene stream uues töökojas ja sellega lõpetamegi vana asja ära ja alustame uut asja nii-öelda, et on nagu siuke okei. Et teha siis jah, esimene stream töökojas, panna tabel kinni veel, kui keegi tahab see aeg tonada, siis saab veel tonada, aga selleks ajaks ma olen tegelikult juba mingi osa võib-olla kõik rahasid juba välja võtnud, et siis maksta LHV kontolt ja PayPalis siis, et maksta siis, noh, kindlasti ma olen selleks ajaks juba ära maksnud Juanile rahad, aga siis veel, noh, see on veits imelik on, et ma võtan see raha välja ja siis veel hoian lahti tonasid, aga see on lihtsalt siuke hea päev, sest ma ei oska praegu öelda, ma ei tea, millal ma nagu tabeli lukku panen, võib-olla tahab keegi veel lõpus midagi tonada. Siis saab selle kuupäeva kindlalt paika, et 23 mai, kui on esimene stream uues töökojas, siis paneme selle vana tabeli kinni ja sellega on kõik. Et rohkem siis nagu, mul see konto jääb alles, sinna võib tonada alati, aga see on mõttetu. Siis võiks juba mingi uue asja jaoks koguda või midagi ägedat teha sellega. Aga lihtsalt töökoja see siis läheb kinni, siis on kindel kuupäev, 23 mai, viimane päev, esimene stream, viimane päev tonadele ja siis ma hakkangi, siis kes tulevad, ma loodan, ma lähen päeval kohale juba sinna ja hakkan siis kõike töökoda ringi tõstma natuke enda käe järgi sahtleid, riiuleid panema kuskile, et võib-olla midagi liigutama teise kohta, et saaks igast keemiat, asju, kõike ära kuskile majutada. Et siis teeme sellest laivi, räägime laivis, vaatame laivis, kuidas asjad lähevad, võib-olla neid mõtteid jälle kuhu, mida panna ja kõik siuksed asjad, et see oleks, ma arvan, hea mõte. Ja siis ongi 23 mai, lõpetame sellega siin ära. Siis on mul siin kas on nüüd külje pealt täiesti koos. Eelmine kord panime kokku juba siin mingi aeg, siis ma panin silma järgi surnud seisu, silma järgi ja kruvika järgi surnud seisu mootori. Poisid ei olnud rahul sellega, kes on minust kõvasti targemad, Jüri ja Milman ja kõik seal teised ütlesid, et
selle jaoks on ikka kella vaja. Siis tellisime minut aega ennem, kui Amazon ütles, et rohkem tellida ei saa. Siis Katsu tööriist tuli meile, tellisime Amazonist ära, järgmine päev oli kohal. Järgmine päev nagu striimi kahjuks ei tulnud, aga vahet ei ole. Suht odavalt sai, mingi 28 või 20 euro midagi. Ja sellega panime siis kinni surnud seisu, nii tippu kui on. Siin on siis magnet, asjad, kell siia panin ühe selle torni sisse ja fikseerisin siis salvakaga ära, et ta hoiaks täpselt keskel kogu aeg. Ja põhimõtteliselt läkski, kellake läks sinna torni peale natukene vastu, et kui silinder torni üles lükkab, siis kus enam kell ei liigu, sinna jätsime surnud seisu, panime paika ja siis ongi see, et ikka, natuke vaatasid märgid valesti üleval, mujal pole märke, mida vaadata. Aga teesime ühe hamba jagu varasemaks, kui ennem oli, kui mul käsid oli pandud. Et noh, tegelikult poleks vist, ma arvan, poleks kumbatki pidi probleemi olnud, sest et mootor käis mingi 100 korda ringi ja kõik oli sellega hästi, aga lihtsalt. Nüüd on pigem varasem, nagu poisid ütlesid, kui hilisem, et siis on hästi. Ja siis oli meil probleem. Kogu aeg midagi, enne surnud seisu natuke tegi midagi klõpsu. Ja ma ei saanud aru, ma vaatasin siit, mõtlesin äkki siin starteri taga miskit käib. Samas on siin täpselt väljalaski klapid, aga ei tulnud nagu siit. Ja siis ma üks hetk vaatasin, kuulasin. Siin on meil, ka siin praegu vist, ma ei tea, kas seal on aru, oota, kus see kadus. Igatahes, seal on siis see süsteem, tervisesüsteem on siis auto dekompressioon, mis automaatselt siis lööb dekompressiooni välja käivitamise hetkel või mingil hetkel sealt väljalaskest, et kergem käivitada oleks seda ühe silindrist. Ja seal lihtsalt üks tift siis lõi end kogu aeg paika õigesse asendisse, et ta käib vastu seda klapikaussi ära ja siis lükkab end natukene ja siis see tegi plõksu kogu aeg, aga muidu klapid pähe ei käi, silinder, mootor, kõik käib ilusti korralikult ringi. Mõlemad korrad on olnud niimoodi ja praegu on hea. Et sellega saab siis loodetavasti äkki täna õhtul kokku, ma loodan. Ma tegelikult pean Tiidule tooma, kus meil Tiit poiss on, Tiidule YouTube, Tiit Saul, pean tooma rollu. Ma ei ole seda tegelikult veel vist videotes rääkinud, võib-olla on. Ta tuleb, lendab siia nüüd Austraaliast juuni alguses ja siis ta tahab ühe rolluga Eestisse tagasi sõita. Täna ma lähen nüüd lõpuks vaatama ühte 125 su Piagiot X-Evot, mingid vanemad, 31 või 38 000 läbisõit. Tegelikult oli 2 tükki välja valitud, aga väga raske on alla 1000 euroga leida, nii et kõik, et jääks koos remondi asjadega midagi, hooldusega 1000 euro piiri, koos töörahadega asjadega. Läheb napiks, sest et see on 925 eurot ja äkki saab alla. Loodan, et mingi 750-ga või kas või 800-ga. Aga mul ei ole rohkem midagi võtta. See on viimane nädalavahetus, kus ma jõuan seda teha. Ja lihtsalt ei ole, mul on 3 valikut olnud kokku üldse. Ühte pidin vaatama, mis oli siin 10 minutit eemal. See oli juba kokku lepitud, siis ütleb, ma ei saa näidata, mingi pereprobleem. Siis kadus kuulutus üldse ära, ei olnud nüüdud, lihtsalt kadus ära, võeti maha. Siis üks Yamaha Majesty, seda tahaks vaatama minna. Täna lootsingi, et saan mõlemad vaatama minna, algul Yamahad, siis Piagiot. Aga ta ütles, et jah, laupäeval võib tulla Yamaha vend. Aga nüüd ta pole vastanud. Ma kirjutasin üleeile vist, et mingi 12 ühe aeg sobib tulla või? Tüüp ei vastanudki. Pole siiani vastanud. Nii et lähme siis Piagiot vaatama täna 4:30, et äkki saab selle ära tuua, selle ülevaatus. Ta on maxi skuuter, ta ei ole nagu väike 125, ta on suur, see tuuleklaas asjad ees, kindlasti mugavam Eestis sõita. Algul tüüp mõtles 50-sega tagasi panna, aga siin 125-sega on ikka parem minna. Saab maanteele ka ronida. Ja ma loodangi täna ära osta ja siis sellega kohe sealt tagasi sõita, vaadata, palju ta maanteel välja võtab ja kõik siuksed asjad. Ja mingi 40 kilti eemal, et siis saab proovida. Selle on valge number juba, võib maanteel sõita. Aga kõik, rohkem ma ei oskagi midagi rääkida. Täna teeme seda jälle siin laupäeval. Ma loodan, et ma jõuan selle video, mis ma teen praegu pühapäevaks valmis teha. Ma ei tea, kaua see 4K mul läpparis uploadib või tähendab renderdab. Birgiti arvuti on veits surnud. Aga jah,
vaatame, saan võrrelda, kuidas pildi kvaliteet ja kõik siuksed asjad on ja kuidas selle tripoodiga siis filmida on, kui ma pean seda niipidi tegema, aga ma arvan, et pole hullu. Et noh, tagumine kaamera on nagunii parem kui esimene ja ma võin, kuigi sellel 42 megapiksline esikaamera ka selfideks, selfie filmimiseks. Ja noh, nüüd on see kasutusest, et ma ei saa ju muuta seda. Et noh, mingid third party kaameratega kindlasti saaks, aga las ta olla, saab hakkama. Vot, aga rohkem praegu ei ole midagi rääkida. Järgmine reede siis allkirjastan ja rendi üürilepingule ja siis läheb actioniks juba 25. esmaspäeval. Et tööd, asju veel majandamist on palju, aga küll saab hakkama, et nende ratastega saab ka siin nüüd lõpuks valmis. Ja siis on siin tühi ja saamegi uues kohas alustada. Vot, aga vaatan laua peal ka midagi tarka ei ole, mida näidata. Siis on hästi. Siis vaatame, mis saab järgmises videos, mis ma filmin ja kui palju näitan, et kiireks läheb. Et parem on võib-olla siis laupäeval valmis olla kõigil striimi tulla, vaadata uut töökoda ja asju. Aga praegu on hästi. Davai, tšau siis!